suure üleriigilise kampaania algus, siin te näete ekraanil plakateid ja nüüd ka videos. See kampaania inimestel meelde tuleb. Kuule, mul on kingitus sul. Võid ka jalkat proovida. Kuule, miks mitte? Jah. Ma räägi, mis ainult toimub. Tead, väga palju põnevat. Uued tuuled puhuvad. Mis on saavutanud? Sa ei usu seda, aga ma läksin tagasi kooli. Kooli? Sinu vanus? Mis sa räägid? Minu vanuses jah, tegelikult ei ole ju vahet, mis vanuses õppima minna. Päriselt elu oleks äge. Liitu Taneli ja paljude teiste täiskasvanutega. Vaata jällekooli.ee. Tanel, sa pead nüüd mikrofoni võtma. Ma rääkisin ära just. Aga jah, see esimene samm üle selle kooli ukse 1. septembril, et see oli minu jaoks kõige keerulisem. Et ma mitu korda kooli juures keerasin auto otsa ringi ja hakkasin ära sõitma, aga siis elukaaslane sundis mind minema. Tegelikult täiskasvanuna pooleli jäänud hariduste lõpetamine on normaalne. See on oluline vajalik samm ja kui sa seda teed, siis sul on nagu oluliselt rohkem valikuid ja võimalusi. Sa saad teadmisi, oskusi ja saad oma elu ja karjääri ise teadlikult planeerida. Tegelikult see tõstab ka nagu elu kvaliteeti. See õppimine on pannud aju uuesti tööle. Ma suudan keskenduda ka teiste inimeste vahel müra keskel olles ennast nende aju välja lülitada ja lugeda raamatut või mida ajalehte või mida iganes. Ja ma tunnen, et ma olen muusikakirjutajana parem ja ka üldiselt on elu kuidagi süstematiseeritum ja kvaliteetsem. Et see kindlasti on väga palju kaasa aidanud ja ootan juba, millal see sügissemester pihta hakkab. Paljud täiskasvanud ei taju või ei ole kursus, et ka täiskasvanuna üldhariduse omandamine on tegelikult tasuta. Ja selleks, et seda tööeluga paremini ühendada, on võimalik saada õppepuhkust töökohast ja koolid pakuvad nüüd viimasel aastal tänu ühtedele teistele Euroopa projektidele erinevaid tugiteenuseid, et näiteks mõned koolid ka korraldavad lapsehoidu, et kui kuskil seal lähikonnas on need võimalused piiratud. Jah, märgata neil, kes siis elavad inimesega, kes läheb tagasi kooli. Tasub ikka toetada ja julgustada, eriti seal kooli uksel, kus ta kahtleb ja kardab kõvemate klassikaaslaste käest tappa saada. Tuleb ikka tagasi kooli saada. Kui te näete kooli territooriumi vahetusläheduses inimesi seismas ja vaatamas sinna koolimaja poole, minge võtke käest kinni ja viige ta kohe direktori juurde. Äkki tal on vaja. Tööandjatele ka selline ettepanek, et vaadake oma personalijuhiga üle, millised täpselt need töö- ja puhkeajaseadused on, siis Eestis teatavasti on võimalik õppepuhkust võtta ja see ei puuduta ainult ülikooli astmes käimist. Ja veel üks oluline asi, see kõik on tasuta.